Me oleme Main One'i kasvatanud nüüd 5 kuud ja see kuu oli üks raskematest. Me oleme praegu siin Malaisias ja see video selgitab ära kõik, mis on meil toimunud viimase 1 kuuga ja kuidas me kaotasime põhimõtteliselt üle 10 000 euro. Ja sa saad ka teada, mis oli meie 4. kvartali kogukäive ja detsembri käive. 5 kuud täis. Päris kiiresti läheb see aeg. Kuidas sinu arust meil detsember üleüldse läks nagu? Nagu detsembri algus oli parem veel, aga detsember siuke lõpupoole läks halvemaks. Otseselt halb ei ole, kui me võrdame ikkagi, et me oleme nii algusfaasis, siis on okei. Aga jah, novembriga võrreldes ikkagi pisut kehvem. Ma arvan, väike kaotus, mis meil oli see, et me ei suutnud jõuludest nagu maksimumi võtta. Me tegime labubude kohta äädse ja natuke ka ugide kohta, aga meil ei olnud seda head nagu jõuluofferit. Ja teine probleem oli see, et me ei tahtnud teha väga müüki, sellepärast et me teadsime, et me näiteks mingi 5-7 päeva ennem jõule ei saa rohkem müüa, sest inimesed ei saa neid ennem jõule kätte. Et seal oli nagu nädalavahetus ja mingid lühendatud päevad, kus me teadsime, et inimesed lihtsalt ei saa pakke kätte, nii et me otsustasime mitte väga müüki pushida, et ei tuleks väga nii-öelda neid refund'e. Detsembriga siis lõppes 4. kvartal, mis nagu enamused teavad, on e-kaubanduse jaoks nagu kõige suurem kvartal aastas. Nüüd siis jaanuariga hakkas 1. kvartal. Peale uut aastat nagu müük ei ole olnud üliaktiivne, sest jällegi meil pole mingit nagu töötavad kampaaniad praegu. Aga üleüldiselt ma ütleks, et 4. kvartal läks ikkagi väga edukalt võrreldes meie eesmärkidega. Nüüd siin eelmises videos me ütlesime, et detsembri kuuga teeb kindlasti 10 kilo. Eks ma video lõpupoole ütlen, kas see läks täide või ei läinud. Jaanuariga me peame võtma nagu tõsiselt asjad kätte, sest kui sa esimeses kvartalis ei tee korralikku tööd, siis nagu müügid langevadki. See on nagu suht tavaline, aga muidugi me sihime kasvu, ehk siis me lihtsalt ei lepi sellega. Detsembri lõpus oli meil veel Main One sneaker e-poes kuskil 250 tossu. See tähendab seda, et kõikide kategooriate peale jagatult sul on vähem kui 8 sneakerit nagu igas kategoorias. Näiteks vajutad kampuse peale, sul on 7 tossu. See oligi nagu räige probleem, et me oleme hea e-pood, aga meil pole isegi normi valikut. Ehk siis me saime aru, et kuidas inimesed peaksid ostma, kui nad isegi ei tunne, et nad leiavad selle täpselt õige sneakeri, mis neile endale meeldiks. Nii et me võtsime asjad käsile ja nüüd on meil üle 750 toote puhtalt sneakerites. Ehk siis enamus kategooriates on kuskil üle 25 toote. Ja päris palju on veel teha, aga oleme ka lisanud näiteks uusi kategooriaid, Puma, Salomon, midagi veel. Ma ei tea, kas me Onitsuka panime, ma ei tea, kas me Timsit panime ka või need panime veits enne. Timsit panime enne. Veel mingid, need Adidas, PV armid oleme pannud. Ja Travis'i tosse panime veits sükseid kallimaid, erilisemaid asju. Meil on suht uued süksed sliderid, värgid, särgid ka, kus saate vaadata, mis me hiljuti oleme välja pannud ja mis on süksed erilisemad valikud. Veebilehest rääkides. Tahad veebilehest rääkida? Räägi ise veebilehest. Okei, veebilehest rääkides, siis me saime uue tiimi. Maksime selle eest siis üle 300 euro. Aga see on väga nagu kasuks tulnud, eriti see tuleb pikaajaliselt, sest et meil on nagu enne seda meil olid äpid, millel olid kuised subscriptionid, aga selle uue tiimiga me saime nagu põhimõtteliselt pooled äpid välja kattida, ehk siis me maksime praegu küll rohkem, aga umbes 3 kuu pärast me saame nagu tasa teha selle. Ja nüüd see tähendab nagu meile päris palju, meil vähem asju lihtsalt lähevad lampi katki veebilehel, sest varasemalt me tegime kõike nagu vana tiimi peale kõik nagu lagunes. Ma ei tea, ma ei ole meie tiimi developer. Aga kliendile see ka tähendab nagu mugavamad kogemust, ilusamad experience'id, võib-olla natuke kiiremad laadimisajad ja nagu selline, kus öeldakse, intuitiivsem kogemus, ehk siis nagu kõik tundub naturaalsem. See on nüüd väga hea ja otsest conversion rate'i arengut ei ole näinud, sest nagu ütlesin, jaanuari alguses on olnud aeglasem, et pole piisavalt statistikat, mille põhjal seda näidata. Aga no ise oleme ülirahul, see näeb nagu väga clean välja. Ja nüüd siis kasvust rääkides, me tahame, meil nagu organikust tuleb päris head müüki, aga sellest ei piisa. Ja me oleme võib-olla sellest varem ka rääkinud, et meie businessis 90 või nagu väga suur osa awareness'ist tuleb sotsiaalmeediast. Nagu päris paljud on meile öelnud, et mees, kõik teavad nagu Eestis Main One'i. mis on väga äge asi, aga kui sellest ei tule müüki, pole sellel nagu otsest pointi.
nüüd siis reklaamid, meta adsid ja Instagram adsid ongi see asi, mis viib meid nagu awareness'ist müügini ja selle nagu arendamiseks me võtsime nüüd kampa reklaamiagentuuri, kellega koos me hakkamegi siis väga suure fookuse panema meta adside peale. Ja loodetavasti esimene campaign läheb juba täna või homme laivi, teine läheb veel see nädal laivi ja kui seda õigesti teha, siis ärikasv on nagu nii-öelda lihtne. Kui me saame need ad cost'id madalaks, nii et jääb ikkagi piisavalt marginaali, et maksta agentuurile ja meile, siis see on ideaalne. Peame hakkama muidugi rohkem sisse panema raha ja kui hakkab ka rohkem müüki tulema, siis ilmselgelt on ka raha vaja, et stokki osta rohkem või neid tellimusi, mis siis tulevad, mida on vaja source'ida. Ehk siis raha hakkab nagu ringlema rohkem, aga seda on kindlasti vaja ka juurde ja kui peaks tekkima mingisugused lüngad, mingi asi, meil tuleb suur kulutus või siis meil jääb kuskil raha kinni, siis sellest võib tekkida ka suurem probleem, aga probleemid on lahendamiseks, nii et loodetavasti need adsid toovad kasvu. Teine asi, meil on päris suur email list kogunenud pop-upist ja me tahtsime nüüd seda kuidagi hakata kasutama. Et emailide poole pealt meil on paigas welcome flow, abandoned cart flow, abandoned checkout flow ja nüüd tuleb ka liked products mingi abandon. Päris kohe tulema. Ja uuel veebilehel võite minna vaatama, mainone.ee. Et pakkuda väärtust kõikidele nendele kontaktidele me hakkasime tegema newsletterit ja võtsime ühe inimese selle jaoks ka tiimi. Et koolitame ta välja ja hakkamegi püsivalt tegema newsletterit, kus me siis anname nippe, näitame uusi tooteid, see on igast ideid võimalik teha. Põhimõtteliselt pooleli veel, aga põhimõtteliselt valmis on post-purchase flow, kus siis hakkab rohkem meile tulema kliendile, kui ta tellib, et ta ei oleks piisavalt segaduses. Ma teame, eelmises videos rääkisime ka sellest. Me veits jändasime sellega, veits on probleemi olnud sellega, see ei ole nii lihtne, kui me arvasime, aga see peaks nüüd suht kohe valmis olema. Nii et ja see on ka siuke meilide poolest veits parem asi. Ja, et võib-olla see post-purchase flow aitab tõsta LTV-d ehk siis kliendi lifetime value, et palju ta kulutab meiega oma eluaja jooksul, sest ongi, kui me suudame talle pakkuda hea kogemuse, siis on suurem chance, et ta tuleb tagasi, jätab review ja läbi review tuleb uusi kliente, mis langetab meie kliendi saamiskulu. Aga üks väga suur nagu läbikukkumine viimaste kuude jooksul on olnud ühe supplieriga nussimine. Põhimõtteliselt, paar videot tagasi me rääkisime sellest, kuidas me tellisime päris mitme 1000 euro eest ugisi ja me saime üle fake'idega. Õnneks, kuna supplier ise ei ürita meid skämmida, siis ta kandis raha tagasi ja kõik on nagu safe selles suhtes. Ja jõudsime juba osta uued originaalugid ja neid hakata müüma. Aga ennem kui me saime need ugid kätte, me tellisime samalt supplierilt ikka üle 10 000 euro väärtuses essentialsi, pusasi, dresse. Ja sellega oli nagu ülipikalt probleem. Supplier ei pannud neid teele, siis me ei saanud tracking numbrit, siis ta sisestas vale info ja nüüd tahad sa rääkida, mis nagu TPD poolne olukord oli? See on põhimõtteliselt nagu 2 inimese viga. Üks on firma. Põhimõtteliselt on siis nagu meie supplieri poolne viga ja see on ka TPD poolne viga. Ehk siis nagu supplier ei pannud minu numbrit, minu emaili ja aadressi vist õigesti. Võib-olla aadressi pani, ma isegi ei tea täpselt, sest et meil ei tulnud ühtegi notificationit selle paki kohta ja keegi ei helistanud meile ja ma pidin ise helistama TPD-le ja nad alguses ütlesid, et et kontakteeruge meiega alles mingi ma ei tea millal, et kui see pakk jõuab kohale, aga ma pean nagu ise eeldama, millal see kohale jõuab, nii et siis ma igatahes üks hetk nagu kontakteerusin ja see pakk oli juba tükk aega Eestis olnud. Siis ma ütlesin, et kuulge, okei, pange mu number ja aadressi, et tooge kohale. Ja siis ta ütles, et et homme toome. Ja siis tuli uus aasta, me nagu mõtlesime, et okei, et huvitav, et miks ei tulnud, huvitav 2-3 päeva ei tulnud, et äkki lihtsalt pühade pärast. Ja siis ma helistan uuesti ja nad ütlevad, et et meie töötaja tegi vea ja me saatsime hoopis selle tagasi teie supplierile ja kellega meil otseselt nagu ei ole kõige parem kontakti saada. See on meil on nagu vahe supplier, see tuli üldsegi täiesti nagu X supplier, keda me ei tunne ja siis meil see teine supplier vahendab, ehk siis
väga keeruline olukord, nüüd see pakk läheb tema juurde tagasi, ilmselt juba on tema juures ja meil on raha kinni. Ja TPD lihtsalt ei saanud nagu poole pealt pakki tagasi tõmmata ja nüüd meie supplier üritab mingit värki teha korda, tellida uut pakki, ma ei tea täpselt. Ja võiks raha tagastada, aga ta ütles, et tal isegi ei ole sellist summat praegu tagastada, ehk siis suhteliselt keeruline olukord. Ta lihtsalt pigem üritab meile saada meile uue paki, aga eks näis, kuidas sellega läheb, sest et see võib olla ikkagi kuudepikkune protsess jälle, sest me juba oleme tegelenud sellega kuskil 4 kuud, nii et suhteliselt lahe. Mingi 12 kilo eest, sest see on suht haige. Selles suhtes see on väga sitt olukord, aga see otseselt ei peata meie businessit, sest kõik nagu jätkub samamoodi. Me saame ikka nagu ühe kaupa tellida oma supplieritelt ja me saame ikka neid saata klientidele hea kiirusega välja. Ehk siis, kui sa tahad endale Essentialsi pusa, sa saad ikka selle tellida. Lihtsalt meil endal ei ole bulkis seda kohe laos saadaval. Jätan lingi siia üles. Siis huvitav asi, mis juhtus. Me oleme pikka aega jälginud ühte brändi ja selle founderit ka. Ja siis ta pani mingi Insta posti, ma vaatasin, et kurat, tal suht edukas vend ikka nagu, et võiks connectida temaga, mõtlesime kirjutada talle. Ja nagu universum on kõige crazy asi. Tristan, kuidas see juhtus? Põhimõtteliselt nagu hommikul ärkasime, siis me nagu rääkisime sellest, temast, et võiks ikkagi nagu kontakti võtta ja lihtsalt veits arutada, võib-olla mingid nippe ja trikke saada. Ja siis põhimõtteliselt, ma ei tea, 5 tundi hiljem äkki ma teen süüa. Richard oli vist väljas Kennetiga ja vend ise reach out'is meile, et lahet asja teete, et võiks veits connectida. Ja ma ei tea, kuidas see võimalik on, aga reaalselt väga nagu täpselt see, mis me nagu tahtsime, mis me mõtlesime. Nii et eks näis, mis sellest ka nüüd saab. Äkki saame sealt mingid väga crazy ideid ja õppida sellest nii palju, et Järka video jälle 3-kordistame oma businessi. Ja me oleme mentorist ikka nagu väga pikalt rääkinud. Sellest ajast, kui me käisime Baltics Business Forum, e-commerce forum Tristaniga koos ja seal nagu mõtlesime, et okei, võiks kõikidele reach out'ile võtta mentorit, aga me ei ole kuidagi jõudnud selleni ja elu paneb ise asjad paika ja äkki mentor tuli nii-öelda ise meieni, aga jah, tõesti, vaatame, kuidas sellega läheb, äkki saame sealt väga suurt väärtust. Nüüd siis lähme selle juurde, mida kõik on oodanud, mida kõik tahavad kuulda alati. Palju siis oli meie detsembri käive ja palju oli siis meie 4. kvartali käive. Siis puhtalt detsembri käive oli 9,7 kilo eurodes. Ehk siis me eelmises videos ütlesime, et detsember tuleb kindlasti üle 10 kilo. Tuli täpselt 10 kilo. Suht rahul oleme sellega, sest jõulud ei läinud nagu ideaalselt, ei läinud mingi hüper hästi. Järgmine kuu ei tea, kas tuleb aeglasem või sama kiire, sest algus on olnud aeglasem ilmselt esimese kvartali pärast. Ja me tegime ka nii-öelda aasta lõpu miitingu, et palju me siis see aasta üldse tahame nagu käivet teha. Ja me mõtlesime sellele, et suht realistlik oleks teha kuskil 300 000 käivet terve aastaga. Aga alati peab pushima piire, nii et kuskil 500 000 tundub nagu hea eesmärk. Ja siis muidugi mu tüdruk usub meisse, ütles, tehke lebolt 700 tonni. Teeme siis milli juba. Ja nüüd palju me tegime siis terve 4. kvartaliga, ehk siis oktoober, november, detsember. Seal oli Black Friday, Cyber Monday, jõulud, ma ei tea, mis müüki seal veel oli, aga see tuli 25 kilo 3 kuuga. See on päris hea. Ja, aga kui sa näed, nagu tihedus on läinud palju tihedamaks, kui meil olid nagu oktoobris, nii et loodame lihtsalt, et jaanuar ei kao see värk ära ja me saame lihtsalt, consistency peab jääma nagu. Ja, nüüd siis mul on viimane nädal Malaisias, nagu näete, kõrghooned Malaisia. Mina lähen Eestisse, saan seal log-inida. Ma juba tegelikult väga ootan seda, et ma saaks sotsiaalmeedia tiimi aidata, et teha natuke selliseid rohkem hands-on nagu ülesandeid. Ja Tristan läheb tagasi Balile. Ma pean veel natuke aega läbi interneti businessit üle hoidma, aga ma arvan, see on okei. See on mingi 6 nädalat
nii et ma tulen tagasi Eestisse. Kui see hullem nagu talveosa, ma loodan, on läbi. Nüüd tuleb 6 kuu Main One'i kasvatamist ja siis ongi juba pool aastat täis. Nagu ma rääkisin, see kuu adsid, mailid, post-purchase, tooteid juurde, lihtsalt mega palju tööd ja küll see kasv tuleb ise järgi. Kunagi pole hea nii-öelda jahtada neid numbreid, lihtsalt tee see töö ära ja siis need numbrid tulevad ise. Ja töö ei saa kunagi otsa. Reaalselt töö ei saa kunagi otsa. Ülihuvitav asi siin. Mäletan, mu vana klassivend küsis, et nagu, mida te töötate iga päev, et nagu, mis teil ikka teha on, vaata. Tegelikult päris mitmed inimesed on öelnud, et nagu, ma arvasin, et see, et sa paned nagu veebipoe püsti ja siis müük hakkab tulema ja nagu töö on tehtud, vaata. Aga ei, nagu siin on igapäevane töö ja meil task list on nagu lõpmatu. Nii on, nii et ma loodan, et sa nautisid selle vaatamist ja mul on sulle 2 palvet. Pane mõlemale subscribe ja mine vaata meie Main One veebilehte. Kui sulle meeldib seal ükski toode, siis kas või kirjuta meile, ütle, et sa tahad seda. Me võib-olla leiame sulle parema hinna, kui see meie veebilehel listed. Ja Ciao.